Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Reformierakonna täna hommikune pressiteade keskendub erakonna populaarsusnäitajatele, mis on ajalooliselt madalaimal tasemel, tasandamaks kahju, rõõmu või muret, mida selline areng võib tekitada, märgib erakonna juhatus teates, et populaarsuse vähenemine on taotluslik ja eesmärgipärane ja sihiks on vähendada vahet koalitsioonikaaslasega. Kui valitsusliidus on ühel erakonnal palju suurem toetus kui teisel, siis on ebamugavat väiksema venna või puudli tunnet. Reformierakonna populaarsus peaks koordineeritud tegevuse tulemusena vähenema iga nädalaga 2% ja peagi saavutatakse Eesti 200-ga sama tase. Protsessi kiirendamiseks algatatakse Tartus samad protsessid, mis hiljuti Tallinnas. Esialgu on plaanis lasteaia kohatasu Tartus langetada –300%, muidu astub erakond võimuliidust välja. Valitsus annab veel teada, et Eesti energiasüsteemi desünkroniseerimine Venemaa energiasüsteemist on olnud positiivne edulugu ja sealt edasi on jäänud teha veel ainult üks vajalik samm. Nimelt on vajalik Eesti energiasüsteem desünkroniseerida ka Eesti tarbijatest. Siiani on olnud lühemaid ja pikemaid desünkroniseerimisperioode ja seda eelkõige ilmastiku tõttu, kuid mitmed ebasoodsad aastakümneid kestnud arengud on viimas selleni, et selleks, et Eesti energiasüsteem alles jääks, tuleb ta tarbijatest lahti ühendada. Ilma tarbijateta peab praegune energiasüsteem nii, et seda poleks vaja üldse muuta või sellesse panustada, vastu veel vähemalt 50 aastat märgitakse arengukavas. Viimased uuringu tulemused näitavad, et peavaluparteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja et peavalumeedia kandepind on samuti vähenemas. Peavaluparteid, millised on läbi aastate inimestel kõige enam peavalu valmistanud, on siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead kätte vahel hoiab juba kolmandik riigi elanikkonnast. Mis edasi saab, see on selgusetu ja peamurdmist analüütikutel jagub, lisatakse peavalumeedia kallutatud juhtkirjades. Valitsus teatab veel, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kui Brüssel andis Eesti põllumehele loa teha see-eest 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ametivennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningase eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse nendesse maadesse, kus inimestel ei lubata nii palju tööd teha kui Eestis. Ja veel pea samal teemal, Maaeluministeerium saadab koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga maa lähedasele orbiidile uurimissatelliidi Huvi 2, mis peaks koguma andmeid ja leidma vastuseid küsimusele, miks inimesed maal elada tahavad. Maaelule on seotud palju piiranguid, kitsendusi ja probleeme on maal elamise juures palju, sellele vaatamata elatakse seal kõige kiuste ikka edasi.